Tallinna koolides on asjalood sedasi, et kui riik annaks gümnaasiumi õpilastele tasuta koolitoiduks umbes 80 eurosenti lapse kohta, siis linn peaks juurde lisama iga lapse pealt vähemalt 50 senti. Kui kohalikul omavalitsusel selleks raha ei ole, siis peavad selle vahe kinni maksma lapsevanemad. Kopli kunstigümnaasiumi direktor Märt Sults teeb selle meile koolipapalikult tahvli peal selgeks. Me oleme seda 14 aastat oodanud, et 14 aastat taotlenud seda, et gümnasist on ka inimene ja kasvav inimene ja just, et hiline puberteet ja tahab ju kohutavalt süüa ja kõik kahjuks ei ole võimelised maksma koolitoidu eest. Ja nüüd tuleb see suur klausel välja, Ossinovski triumf. Tasuta gümnasistid. Mis tasuta? Tema annab põhimõtteliselt koolitoidu kompensatsioon 0,78 eurot. Tema annab. Arvutuslik, see on mingisugune täielik laest võetud asi, et umbes 1,34-ga 1,34 tuleb välja koolilõuna päev, eks ole. Et kui laps sööb, selle raha eest 1,34 eurot ei saa isegi poolt tassi kohvilinnast, eks ole. Aga kokku peaks tulema selline, et sellega tuleb kuidagi moodi kalorused need asjad välja. Nii, kui nüüd siia vahe võtta, 1,34, 0,78 on 0,56 eurosenti, tähendab, tuleb panna nagu linnal juurde. Linnal. Nüüd on niisugune väikene värk, et aga eelarved on kõik koostatud. Tähendab, praegu peaks kõik need asjad ümber lükkama ja samal ajal, kui riik räägib, et tasuta koolilõuna, kus kuramuse kohas see tasuta siin on. 0,56 senti eurot tuleb panna omavalitsusele juurde või siis lapsevanemal endal. Kui 20 tööpäeva on 6 on ju, ehk õppepäeva, siis korrutame selle 0,56 20, saame 11,20. Tähendab, et ühe õpilase peale tuleb maksta nii palju juurde. Aga nüüd võtame iga kuu. Ja kui nüüd võtame hästi väikese gümnaasiumi osa, eks ole, kui võtame 100 õpilasega gümnaasiumi osa ja korrutame selle 100-ga, siis me saame 1120 eurot aastas. Mitte aastas, vaid kuus. Nii et nüüd selle korrutame 9-ga, kuna kooli õppeaeg on 9, siis tuleb keskelt läbi 10 000 laks. Märt Sults ütles meie uudistele, et juba aastast 2002 ehk 12 aastat pole koolitoidu riigidotatsiooni suurus muutunud. Ta nimetas valitsuse juttu tasuta koolitoidust puhtalt valimispropagandaks. 1,34 on ka laest võetud summa, sellepärast see sisaldab elektrit, üüri, vett, kõiki muid asju, siin jääb võib-olla 60 senti 0,6 alles. Et millest süüakse. Tähendab, et ja kui nüüd võtta 0,78 kõik see maha, mis siit maha, siis siit ei jää midagi järgi. Siis on see, et sööklal on tasuta koht, kus teha koolitoitu, aga raha selle jaoks ei ole. Nii et Ossinovski suur eepos, mida ta praegu kirjutas, see mitte ei pane lapsevanemale rahakotti raha juurde, vaid võtab sealt ära. Nii et ühe käega võtab, teise käega annab, nagu ja niisugune pull käib ja samal ajal tava inimese lollitamine ja õpilase lollitamine käib täiega.